Tulevatel aastatel, kui Ukraina sõda on lõppenud ja Hollywood otsib materjali oma järgmise kassahiti jaoks, on rääkida palju lugusid. Aga üks lugu paistab kõigist teistest silma tõusvat. See lugu tundub peaaegu liiga hullumeelne, et olla tõsi, sest see on eepiliste mõõtmetega lugu. Aga see on kõik liiga tõeline ja selles on kõik, mida üks kassahitt vajab. Selge kurikael, kangelaslikud sõdurid ja tulemus, mis jätab vaatajale suure naeratuse näole. See on tõesti sündinud lugu kõige muljetavaldavamast vabastusmarssist Ukraina sõja ajaloos. Hollywood, hakka märkmeid tegema. Kõik algab plaanist. Pimedates ruumides ja võimalikult kitsas operatiivide ringis koostati plaani, milles sai lõpuks legendaarse Ukraina vasturünnaku lähtepunkt riigi kaguosas. Me teame selle vasturünnaku tulemusi juba praeguseks, vähemalt neid tulemusi, mis siiani kestavad. 6. aprilliks oli vabastatud 480 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi ja kuu jooksul järgnes veelgi, mis tähendas Venemaa jaoks esimest territoriaalset netokaotust Ukrainas alates 2024. aastast. Aga see kõik oli alles ees. Nädalatel ja päevadel enne vasturünnaku algust hoiti kõike nii vaikse ja salajasena kui võimalik. Pataljoniülem Vadõm, kelle kutsung on Lighthouse, osales lõpuks operatsioonis koos Ukraina 110. mehhaniseeritud brigaadiga, kuhu tema pataljon kuulub. Kõik tehti siin salaja, nii et väga vähesed inimesed teadsid sellest, räägib Vadõm ajalehele Kyiv Independent oma komandopunktis Zaporižjas, mis on piirkond, mida Ukraina märkimisväärne vabastusmarss oli mõeldud kaitsma. Isegi Vadõmile, hoolimata sellest, et ta oli pataljoniülem, ei avaldatud suuri saladusi kohe alguses. Ukraina ei saanud midagi juhuse hooleks jätta. Lõuna ja kagu suunas pealetung oli kogu riigi strateegia alus Venemaa kevadrünnaku vastu, mille sihtmärgiks oli Donetski ja Zaporižja linn. Ebaõnnestumine asetaks Ukraina terveks aastaks kaitsepositsioonile. Edu korral. Kuidas sa arvad, et Ukraina on jõudnud sinnamaani, et põhjustab Venemaale kuni 35 000 kaotust kuus, sundides Putini käsilasi surema massiliselt, vaid selleks, et aprillis vallutada vaevu 53 ruutkilomeetrit Donetskis. Aga see kõik, nagu ka vabastatav territoorium, oli alles ees. Salajased planeerijad arvestasid kõigega. Need, kes pidid osalema ajaloolises vasturünnakus, said sellest teada alles viimasel hetkel, kuna Ukraina planeerijad kartsid, et isegi kodus olevad tüdrukud, kellega sõdurid vestlesid, võivad otsida igasugust teavet, mida võiks edastada Venemaa föderaalsele julgeolekuteenistusele. Ukraina lihtsalt ei saanud riskida sellega, et salajased agendid avastavad plaani enne, kui see oli ellu viidud. Ole, kes on Ukraina õhudessantlägede 148. suurtükibrigaadi staabiülem, räägid Kyiv Independentile, et üle 2000 inimese seas tema brigaadis räägiti plaanidest vaid 10 inimesele ning ka nemad said sellest teada alles 2 nädalat enne vasturünnaku algust. Eesmärk sai selgeks, võtta tagasi võimalikult palju territooriumi, mille Venemaa oli 2025 aasta lõpus lõunaosas riivanud. Putin kiitis neid saavutusi ning mõtles välja lugusid Ukraina väidetavast kokkuvarisemisest mujal. Pokrovski võib langeda, ütlesid Vene komanderid Putinile. Nad valetasid. Sarnaseid lugusid levitati Kupjanski kohta, kuid Ukraina kiire vasturünnak, mis vallutas suurema osa linnast tagasi, lõpetas need jutud. Lisaks oma territooriumi vabastamisele tulevasteks operatsioonideks teadis Ukraina, et tal on vaja, et lõunapoolsed plaanid õnnestuksid, sest siis saaks ta õnnestada Putini loodavasse Vene ülekaalu narratiivi. See annaks eelise rahuläbirääkimisteks. Ja kui planeerimine oli lõpetatud, sai alustada ettevalmistustega. Esimesena päevakorras oli kogu plaani jaoks ülioluliste Ukraina jalaväeüksuste kaitse. Vasturünnak oli kavandatud algama jaanuari lõpus ning Ukraina ülesandeks enne seda oli halvata Vene suurtükiväeüksused, mis pommitaksid Ukraina jalaväge, kui nad püüavad edasi liikuda Zaporižja ja Dnipropetrovskis piirkondades. Ole brigaadile anti see ülesanne ning tema brigaadi luureülem Ilja räägib väljaandele Kyiv Independent, miks nende töö oli nii oluline. Vaenlase tulejõu hävitamine mängib igas operatsioonis väga olulist rolli, sest iga vaenlase kahur, mis jääb töökorda, sihib meie üksusi igas missiooni etapis. Ilja koos ülejäänud 148. suurtükibrigaadiga seisis silmitsi tohutu ülesandega. Lisaks Vene suurtükiväeüksuste tuvastamisele pidid nad leidma ka umbes 400 ühikut varustust, millest suur osa oli lääne tarnitud suurtükid, mis oli paigutatud Pokrovski sektorisse, kuid jäeti maha, kui Venemaa tegi oma aeglast ja järk-järgulist edasitungi. Kõik see tuli ära teha samal ajal, kui Vene luuredroonid jälgisid Ukraina liikumise märke. Täna usuvad nii Ole kui Ilja, et Venemaa tõenäoliselt teadis, et midagi on tulemas, kuid Vene luure ei suutnud ära tunda Ukraina plaani täielikku ulatust. Jaanuari keskpaigaks oli 148. suurtükibrigaad ametlikult Venemaa suurtükiväeüksuste jahil. Varustus oli nii hästi kui võimalik tagasi saadud.
Brigaadil õnnestus isegi tuvastada 150 Vene suurtükki, mis on ligikaudu piisav 3 terve brigaadi varustamiseks, ulatudes üle 30-kilomeetrise joone, mis kulges Huljaipolist Zaporižjas kuni Dnipropetrovskis asuva Porozova küla juurde. Kõik see tuli hävitada ja 148 suurtüki brigaad täitis selle ülesande innuga, olles samal ajal tähelepanelik Venemaa luuredroonide suhtes. Õnneks kattis tihe udu suure osa jaanuari keskpaiga operatsioonist Ukrainas. Aga see udu võis töötada ka Ukraina vastu, nagu juhtus jaanuari lõpus, kui see pani edelast droonid maa peale. Venemaal olid samad probleemid. Luuredroonid võisid küll lennata, kuid kuna udu oli nii tihe, oli neil raske tuvastada positsioone, kust Vene suurtükiväe üksuste pihta tuld anti. Sellest operatsioonist räägiti vähe, kuigi nägime mõningaid katkendeid, mis viitasid, et see oli käimas ning võib-olla ka vihjeid teistele üksustele, kes olid kaasatud selleks ajaks vasturünnakuks kujunenud tegevuse varajastesse etappidesse. Näiteks 10. jaanuar tõi uudise, et Ukraina 210 eraldi ründepolk hävitas Zaporižja piirkonnas Vene Tu-21 Voška haubitsa. 2 päeva hiljem avaldas Ukraina 18. armeekorpus kaadrid, mis näitasid, et Ukraina droonioperaatorid olid hävitanud maskeeritud iseliikuva suurtükisüsteemi. Kas need löögid olid osa laiemast jõupingutusest Venemaa suurtükiväe lõunast puhastamiseks? Me ei pruugi seda kunagi teada saada ja just see ongi asja mõte. See, mis näis olevat üksikud ja hajutatud löögid, võis tegelikult olla osa millestki palju suuremast ning asjaolu, et meedia ei suutnud tuvastada mingit mustrit, rääkimata Vene sõjaväest, oligi täpselt see, millele kogu Ukraina planeerimine oli suunatud. Kui sel hetkel oleks plaanid avalikuks tehtud, oleks see andnud märku, et midagi suuremat on tulemas. Aga keegi ei saanud aru ning 148 suurtükibrigaad jätkas oma tööd, võib-olla koos teiste Ukraina üksuste abiga. Kõik ei läinud nii sujuvalt, nagu oli planeeritud. Lisaks oma enda suurtükiväele oli 148 suurtükibrigaad varustatud ka FPV ja ründedroonidega, mida kasutati sageli avastatud Vene suurtükiväe vastu. Mõnikord piisas ühest hästi paigutatud FPV droonist, et kustutada suurtükk igaveseks kaardilt. Ja teinekord saadeti välja tosin drooni, kuid need ei suutnud vaenlasele peaaegu mingit kahju teha. Aga tasapisi tegi brigaad seda, mis talle oli ülesandeks antud. Kui nende droonid ei rünnanud otse suurtükiväge, siis sihtisid nad Vene elektroonilise sõjapidamise seadmeid, et teha tee vabaks rakettidele. Kannatlikkus ja visadus on voorused. 148 suurtükibrigaad tõestas seda oma jaanuarikuiste saavutustega ning järgnevatel kuudel jätkas see järjekindlaid rünnakuid, et valmistada ette pinnas Ukraina maismaa pealetungideks. Jaanuaris rünnati 150 Vene suurtükki, veebruaris oli see arv 98 ja märtsis 115. Kui Ukrainas olla 10. mehaniseeritud brigaadi ja 95. õhudessantbrigaadi sõdurid hakkasid täitma oma osa suures plaanis valutada võimalikult palju territooriumi tagasi, teatasid nad, et Venemaa suurtükiväe üksused olid vaevu töökorras. Maapind oli tehtud suurtükiväe tule eest nii turvaliseks, kui see üldse võimalik oli. Nüüd võisid alata vasturünnakud Venemaa kindlustatud vägede vastu hallides tsoonides ja kaugemalgi. Aga enne kui süveneme sellesse, kuidas need vasturünnakud 2026 aastal Ukrainas kõike muutsid, tuletan meelde, et see on The Military Show ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Veendu, et oled kanalile tellitud, kui tahad olla sündmustest ees. Ukraina vasturünnak polnud alguses eriti ulatuslik. Selle algfaasid viidi läbi tiheda udu all, mis oli 148. suurtükibrigaadile kasuks tulnud ja mis andis Venemaale iroonilisel kombel vale mulje, et nad võtavad lõunas initsiatiivi. Lõppude lõpuks suutsid Vene väed alles 2025 aasta novembris kasutada Ukrainas udu ära, et imbuda Ukraina positsioonidesse Zaporižjas. Putini käsilased arvasid ilmselgelt, et suudavad sama uuesti teha, isegi kui nende suurtükivägi nende ümber hävitati. Nad eksisid ja peagi teeks udust ilmuv Ukraina rünnak neile selgeks, kui rängalt nad eksisid. Dmitro, kes juhtis esimest sõdurite gruppi, mis suttu sisenes, olles 95. brigaadi pataljoni ülema asetäitja, räägib Kyiv Independentile julgetest reididest, mida ta nimetab hallideks tundideks vasturünnaku algfaasis. Venemaa vägedel polnud aimugi, et Ukraina sõdurid olid tulemas, kuna nad ei suutnud oma suurtükiväe vastu suunatud rünnakutest õigeid järeldusi teha. Iga missioonile eelnes nii põhjalik luure, et see tuvastas isegi okupantide poolt maha jäetud prügi, andes vihjeid, kus Vene sõdurid asusid. Otsene lahing olnud kunagi Ukraina jalaväe eesmärk. Selle asemel saadeti esmalt droonid, mis kõrvaldasid nii palju venelasi kui võimalik ja seejärel liikusid maaväed, et ülejäänud likvideerida. See lähenemine oli juba osutunud tõhusaks Ukraina Kupjanski vabastamisel ning samuti operatsioonide ajal Dnipropetrovski sektoris. Otsi ja hävita taktikaks nimetatud meetod oli selleks ajaks, kui Ukraina väed Dnipropetrovski ja Zaporižja piirkonnas seda kasutasid, viidud peaaegu täiuslikkuseni. Korduvalt ei olnud Venemaa kaitsjatel ega sissetungijatel vastuseid. Isegi kui udu kattis taevast, leidsid Ukraina droonid nad üles ja nad kõrvalleti. Ukraina 95. brigaad arendas seda taktikat veelgi edasi.
Kui positsioon oli hõivatud, hiilisid ründegrupid kuni 3 kilomeetri sügavusele halli tsooni, luues justkui barrikaadi äsja vallutatud positsiooni ümber, kust sai korraldada varitsusi kõigi nende Vene üksuste vastu, kes üritasid omapoolseid vasturünnakuid. Taganevad sõdurid võeti nende ründegruppide poolt teel maha ning need, kes maha jäid, said kiiresti edasi liikuda ja kaaslastega liituda, kui neile anti märku, et tee on vaba. Edenemain toimus. Aga Venemaa hakkas aru saama, mis toimub. Veebruari alguseks hakkas Venemaa suurendama omaenda droonide aktiivsuspiirkondades, kus Ukraina edenes. Kuigi see oli organiseerimata ja juhuslik, piisas sellest improviseeritud droonikaitsest, et hakata Ukraina edasiliikumist pidurdama. Mõnel päeval suutis Ukraina edasi liikuda kilomeetri võrra, teistel päevadel muutus olukord nii ohtlikuks, et Ukraina rünnakurühmad jäid paigale. Siis juhtus midagi ootamatut, vähemalt Venemaa jaoks. Peaaegu keegi ei teadnud, isegi siis, kui operatsiooni planeeriti, et Ukraina uus kaitseminister Mihhailo Fedorov oli rääkinud SpaceXiga. Vestluse teema oli lihtne. Katkestada Venemaa ligipääs ebaseaduslikele Starlinki terminaalidele, mida nad olid Ukrainas kasutanud, luues lubatud nimekirja, mis tagas, et ainult Ukraina terminale saab kasutada. Veebruari alguses viidi Ukraina plaani järgmine osa ellu. Fedorov oli edukas. SpaceX sulges Venemaa Starlinki terminaalid ja niimoodi sattusid Vene sõdurid, kes olid aeglaselt hakanud kaitset organiseerima, täielikku paanikasse ja sidekaosesse. Mõju oli peaaegu kohene. Järgnenud artiklis teatas BBC, et Vene sõdurid olid kaotanud peaaegu kogu rinde ulatuses 50% oma ründevõimest. See tähendas, et kõike oli vähem, nii rünnakuid kui ka droone, ning see avas lõunapoolsetel ründel võimalusi Ukraina vasturünnakujõududele. Tõendeid Venemaa täielikust taganemisest hakati lõpuks teatama Zaporižžja piirkonnas ning Ukraina edasitungi tempo kasvas hüppeliselt. Mõnede allikate kohaselt suutis Ukraina Starlinki katkestuse esimese 5 päeva jooksul vabastada kuni 200 ruutkilomeetrit oma territooriumist. See oli umbes sama suur Ukraina territoorium, mille Venemaa oli hõivanud 2025 aasta detsembris. Mitte ainult ei olnud vasturünnak alanud, vaid see saavutas rohkem edu, kui keegi oleks osanud oodata. Ukraina oleks olnud rahul juba ainuüksi Starlinki olukorraga, kuid umbes samal ajal, kui Venemaa jalavägi ja maismaajõud kaotasid juurdepääsu olulisele sidevahendile, tegi Putin otsuse, mis võib jääda tema seni kõige rumalamaks otsuseks. Venemaa juht kehtestas Telegramile karmid piirangud, püüdes meeleheitlikult säilitada kontrolli Ukraina sõja narratiivi üle kodumaal ning sellega tegi ta oma sõduritele veelgi rohkem kahju. Isegi Putini lemmikpressiesindaja Dmitri Peskov tundus peaaegu umbusklikuna, kui ta ütles: selles pole midagi head, et Telegrami piiratakse Venemaa sõdurite jaoks, kuid seadust tuleb järgida. Ukraina pidi mõtlema, et kõik soovid täitusid korraga. Kui Putin jätkaks selles suunas, peaks Venemaa rindel suhtlemises kasutama tuviposti ja megafoone. Pärast kaootilist veebruarikuud hakkas Venemaa välja mõtlema ajutisi, kuigi kindlasti mitte tõhusaid lahendusi oma Starlinki ja Telegrami probleemidele. See võimaldas Venemaal saata rohkem drooniüksusi lõunapiirkondadesse. Kuid taas ilmus välja selle loo ootamatu täht, kõrvaltegelane. Udu tuli tagasi, piirates Venemaa droonipõhise kaitse mõju. Ukraina kasutas seda ära, võttes riski paigutada BMP jalavõitlusmasinaid ja isegi nõukogudeaegset T-72 tanki, et vedada vägesid hallides tsoonides. Aga see polnud kunagi pikaajaline strateegia. Kui udu hajus, muutusid need masinad Venemaa sündmuskohale saabuvate droonide jaoks lihtsateks sihtmärkideks. Siiski olid tulemused märtsi lõpuks juba käes. See märkimisväärne vasturünnak, mis algas vaikselt peetud aruteludega ja kujunes üheks kõige muljetavaldavamaks saavutuseks, mille Ukraina on seni Venemaa vastu saavutanud, on vabastanud 100 ruutkilomeetreid Ukraina territooriumi. Nüüd, kui kevad edeneb ja udu, mis on Ukraina edasiliikumisel nii suurt rolli mänginud, on hajunud, seisneb Ukraina ülesanne seda territooriumi võimalikult kaua enda käes hoida. See ei ole lihtne töö. Kuna kohmakad sõidukid on taas pildilt kadunud, saadab Ukraina uuele rindele oma sõduritele jalgsi lisajõude. Raske teekond, mis võib olla kuni 20 kilomeetrit tikk, ootab neid, kes selle ülesande ette võtavad, ja see tuleb läbida hallides tsoonides, mida patrullivad Vene droonid. Mitte kõik, kes sinna sisenevad, ei jõua teisele poole. The Kyiv Independent kirjutab vaprast loost vanemast sõdurist nimega Volodõmõr, kes liitus vabatahtlikuna Ukraina 110. mehhaniseeritud brigaadiga, et minna taas rindele, kuigi tal olid 3 aasta taguste vigastuste tõttu nägemis- ja kuulmisprobleemid. Volodõmõr marssis edasi, kuni tundis, et hakkab oma kaasvõitlejaid tagasi hoidma. Ta ütles oma relvavendadele, et nad jätaksid ta maha või laseksid ta maha. See ei ole ukrainlaste viis, see on venelaste viis ja Volodõmõri kaaslased tegid selle selgeks, keeldudes teda maha jätmast. Kahjuks ei jõudnud kõik Volodõmõri grupist kohale. Ühel ööl, kui vanem sõdur kannatas kõrge palaviku käes, liikusid tema 2 kaaslast edasi. Tagasi tuli vaid 1, teine sai surma FPV drooni tõttu.
Siiski marssis Volodõmõr nii kiiresti kui suutis koos oma alles jäänud kaaslasega. Droonirünnak peatas ta vaid 100 meetri kaugusel varjendist, kuhu ta koos oma kaaslase Olega suundus. Volodõmõr jäi veritsevate kõrvade ja ajutise nägemiskaotusega. Venemaa jätkas veel droonidega, mis viskasid granaate, põhjustades talle šrapnellhaavu. Kuid ta jäi ellu, veetes öö termoteki all varjendi kõrval, samal ajal kui Ole ootas võimalust teda sisse tuua. Ole proovis 2 korda ja ebaõnnestus. 3. korral õnnestus ning Volodõmõr veetis 2 nädalat varjendist taastudes, enne kui ta uuesti välja pääses. Nii traagiline, kui see järelugu Ukraina vasturünnakul Olega poleks, näitab see ka osalenud sõdurite südikust ja julgust. Kui Volodõmõr oleks olnud venelane, oleks ta hüljatud. Selles pole kahtlustki. Juba 2023 aasta oktoobris räägiti, et umbes 90% Venemaa lahingusurmadest tulenesid ravita jäänud mittesurmavatest vigastustest. Nüüd, kui Ukraina hoiab vabastatud territooriumi, näitab ta jätkuvalt Putinile, mida tähendab oma sõdurite eest tõeliselt hoolitseda. Mis puudutab Putinit, siis tema tahab tagasi neid alasid, mille Ukraina tagasi valutas, ja see oligi kogu aeg tema eesmärk. Venemaa on sunnitud suunama ressursse Donetskist ja teistest olulistest piirkondadest, et meeleheitlikult tagasi valutada territooriumi, mida Venemaa arvas end juba omavat. Umbes 2 kuuga muutis Ukraina rindejoont ja taastas taktikalised positsioonid, mida saab kasutada Venemaa vägede hajutamiseks. Nüüd on ülesandeks hoida positsioone nii kaua kui võimalik, kõrvaldades samal ajal võimalikult palju venelasi. Ja kui aasta hakkab lõppema ning tagasi tulevad need sombused tingimused, mis aitasid Ukraina dramaatilist vasturünnakut võimaldada, teab Putin üht asja. Ukraina on tõestanud, et suudab korraldada kohalikke vasturünnakuid piirkondades, kus Venemaa on kõige nõrgem. See võib juhtuda uuesti. Kõik, mida Ukrainal vaja on õige võimalus, sest nüüd on neil tulevaste pealetungide jaoks plaan olemas. Ja samal ajal, kui see kõik toimus ja Ukraina hoiab endiselt lõunas, jooksevad Putini väed vastu Kaljut, milleks on Donetski kindluste vöönd. Territoriaalsed edusammud kahanevad. Vene sõdurid surevad rekordarvudes ja üha selgemaks saab, et Putini strateegia Donetski jaoks kukub läbi. Saate sellest läbikukkuvast kampaaniast ja sellest, miks see võib tähendada uut pööret sõjas, rohkem teada, kui vaatate meie videot. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et saada rohkem lugusid Ukraina vaprusest ja nutikusest Vene agressiooni kiuste. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!